et Paide ralli on peagi algamas, et mis sel aastal teistmoodi on? Et meil on, alustame juba sellest, et meil on hea meel teatada, et on ju Paide ralli 5. aasta juba, ehk siis selline pisik juubel meil ja oleme natuke oma siis päevakavasid ümber teinud ja valinud ka uusi katseid sinna sisse, et täna on meil teistmoodi kindlasti see, et me teeme Paide linnakatse teeme laupäeval, kus on nagu väga suur publiku siis magnet olnud iga reede õhtuti, et nüüd me saame selle kõik suunata laupäeva ja terve laupäevane päev on siis meil sisutatud Paide linnas rahvale puhtalt crosskardiga, 4 etappi, 4 läbimist ja 2 läbimist siis autosid, et ma arvan, et Paide linn saab see aasta väga kõva melu endale. Ja lisaks siis muidugi ka katsetest iga aasta me püüame midagi sinna juurde leida. Kogu aeg käivad meil sellised huvitavad teeremondid, mis pärsivad küll seda korraldust, aga see aasta me oleme saanud omale Matsimäe katse, mis on legendaarne katse olnud aastakümneid ja ma loodan, et see saab olema ka publikule väga selline tore ja mõnus koht, kus viibida. Teeremonte sa juba mainisid, aga üldiselt rääkides, kui keeruline on seda rada kokku panna Järvamaa teedest? Ütleme nii, et see aasta seda keerukust oli meil ikka piisavalt palju, sest me vist, ma arvan, 6 või 7 korda tegime seda rada ringi, sest kogu aeg tuli midagi muud meil vahele, jälle tuli mingi lõik vahele, kus me ei saanud teha, aga täna me oleme siin, täna rada koos ja ma arvan, et on piisavalt palju kilomeetreid, et sõitjad oleks rahul. Kui põgusalt sa mainisid juba seda ralliga kaasnevat muud programmi, aga kui sa nagu natuke lähemalt räägiksid, et ma tean, et Tuugik start on, aga mis veel? Kindlasti väga menukas eelmise aasta lasteralli, mis meil toimus, või laste siis selline päev selle aasta Vallimäel ja kogu siis ralli lõpetamine toimub meil Vallimäel. Lisaks on meil siis ju, seal on päev otsa tegevusi lastele, täiskasvanutele, pluss siis õhtu lõpetab meil ikkagi kuulus Tuugik start, nii et ma arvan, et meil on sellist melu ja möllu ikka kõvasti see aasta ja just see, et asi toimub Vallimäel, lõpp toimub Vallimäel, mis on kindlasti rahvale väga selline uutmoodi asi. Alles eelmine nädalavahetus sa võistlesid Lätis Cesfaine sprintrallil, et kuidas läks? Täitsa hästi läks, et oma juuniorite klassi võitsime ja konkurents oli ka enamus aeg ja et jah, üleüldiselt päris hästi läks. Praegu on käimas Paide ralli selline ettevalmistus ja testipäev, et mis sihiga olete tulnud siia? Me tulime siia, et erinevaid seadeid proovida nii kruusaga ka asfalti peal, et Paides on päris palju asfaldit ka ja siis kruus on ikkagi kiire ja vahepeal on palju šikaane ja mahapöördid, et tulime proovima. Mis sihiga Paide rallile starti lähed? Kindlalt, et anname endast parima ja vaatame, kus kohal lõpetame. Selline Paide ralli eelne testipäev, et mis sihiga tulite? Nii nagu ikka, absoluudi võitu tuleb püüda ju, muidu ei tasu tulla. Auto ja ise olete valmis? Eks ongi natuke oli tuunimist ja piidurite ehitamist ja hetkel on selline testipäev ja proovime, et kõik asjad koos püsiks ja tuleb lihtsalt kõige parema tundega peale minna nii-öelda. Hooaeg on nüüd üks etapp jääb sõita peale Paidet, et kuidas seni läinud on? Siiamaani ma olen nagu testisõitu teinud ja üksi päni olnud oma klassis, aga ei, siiamaani on kõik väga hästi olnud ja auto on vastu pidanud ja pigem nagu ettevalmistus järgmiseks aastaks. Et ütleme selline, vabaklassi kass siis püsib koos ja sõidab hästi? Jaa, mul on väga rahul. Materiaalse poole pealt on nagu ülihea lahendus ja sõidab ja toimib ja ei ole siiani ühtegi muret olnud mootoritega. Kui sa võrdled nagu seda klassikalise korkitehase mootoriga, et mis need erinevused on põhiliselt? Erinevus on see, et pere jaoks jääb rohkem aega ja rahakotti jääb raha ka rohkem järgi. Ega seal muud vahet ei ole, et võimsuse koha pealt ütleks, et nad on ikkagi suhteliselt võrdsed, et ega seal väga olulist vahet ei ole, et nad on ära piiratud nii palju, et oleks võimalikult võrdsed teise klassiga.